Aga kui kästakse pea ahju panna, panete pea ka ahju? Politsei, siia üritatakse tulla võltsitud dokumendi alusel sisse. Minge tooge allkiri ära. Ei lähe siia allkiri Eesti riigis kehtib. Teie riigis võib see kehtida, meie ei saa seda kontrollida. Kõigepealt lähete tulla allkirjaga paberil. Me pakume teile ju lahendust. Politsei, äkki te ka nagu tegutsete? Praegu on juba kuritegelik ühendus loodud. Täpselt. Toime on pandud diskrimineerimise. Kohtunik on ennast taandanud. Temal ei olegi mingit õigust kuskil enam alla kirjutada. Me hoiatame selle ette, et ärge siin kättpidi kokku minge. Kas teie oskate öelda politsei vannet peast praegu? Ei ole teiega nõus. Ärge minge vanka. Te võite telekast vaadata seda. Tõukasid ühe alaealise lapse pikali. Saan ka aru, et ega te olete kogemata sattunud sellesse olukorda. Kes talle kindlustuskaitset pakub? Aga teate, kus te veel suurema tasumi saadasite? Pariisis on Eiffeli torn. Mõistage seda ja proovige seda ka müüa. Oota, ära vasta, mis te teed. Ei, mis sinna, me ei taha midagi müüa. I watched them sail from the rocks below me. It was like the sea in its endless rage. Many fall on the road to freedom, dying on the stones. All my life I have loved this land, worked it with my hands. But can your freedom send the rain when seed is in the ground? Aga kes te olete? Mis on probleem? Võiksite hästi järele mõelda, kas see tasub ära? Need on petid, kellega kasutu töötab praegu. Aga kui kästakse pea ahju panna, panete pea ka ahju? Ülemus käsi tuleb. Tuleb teha või? Midagi ei ole teha siis? Jah, pärast lihtsalt vastutus võtta selle asja. Ma võtsin joosta ka tulle. Ja kui te lubasite, et ma lähen siis 140. Kus on julgen seda hetke oodata, kui viimaks ometi on näha kaugel tee. Võtavad, kõik tulevad enne kohale, enne põhitegelase. Siia lase üks maja juurde kaupa. Ei, tulge täita viisakalt. Täita kõigepealt nii, ta täidab. Ei, ma ei tea, mis ta esitab ja mis ta ei esitab. Tere! Tere! Piirkonnapolitseinik olen. Kes see? Piirkonnapolitseinik olen Altmets. Ja teie olete kõik siin. Töötõendid ja ID-kaardid paluks. Kes tahab ta ka? Tule vaata. Aga teie olete nüüd kohtutäitur, jah? Ei. Ei ole. Teie olete see oma. Kohtutäiturit ootate praegu, jah? Mina ei oota kedagi. Meil oli kohtutäituri kokkulepe. Siia tuleme igaks juhuks vaatame, et äkki enam piva, jah? Ei, te võite FIE, samasugune FIE, kui see kohtutäiturid, jah? Aga kohtutäitur on ka FIE. Esiteks, teiseks ta ei olegi täitur, vaid ta oli abi. Jah. See kus või mis ta nimi on. Aga nüüd ootamegi seda, jah? Jah. Selleks, et midagi teha, sellele ikka seaduslikult aru saada. Põhiseaduse paragrahv 33 ütleb, kodu on puutumatu. Takistada kuritegu või inimelule kallale tungi või kriminaalasjas, siis võib alles siis sama ülejäänud juhtudel nagu ei tohiks. Ja me oleme seaduskuulekad inimesed siin. Ei, seda kindlasti ei ole usun seda.
No nemad on lihtsalt üle pingutanud natukene oma tegevuses, täiturid. Aga ta on ilmselt teiega olnud ka vananenud ka siin kontaktis, et siis on tal olnud mingid eksesse teil olnud vahepeal. Ei, tähendab, majas on üürnik ja üürniku kohal ei ole. Sees on üürniku vara, võõras vara. Võõras vara ja ma leian, et see ei ole õigustatud. See sisse ringida. Ja üürnik on ka kirjutanud vastava kirja, et ta kategooriliselt ei luba kedagi siia oma vara pildistama, filmima ja nii edasi. Aga üürnik on ise kustast praegu lihtsalt? No, ma ei saa teile tema kohta, kui ta ise ütleks teile, aga mina ei tea, kus tema on. Jaatame autos, jah. Jahe hakkab veel. Miks on jääkülmal talvelgi kohtumist oodata nii veetlev? Aga mina mõtlen, et seesama minul oli kõik ära. Nüüd on mitu sissepääsu on, mida me blokeerima peaksime. Paberitest ei leia midagi, mingit konksu. See öelda neil. Sergei või? Kui välja peetud mees. Sergei oli välja peetud mees. Nemad ei ole üldse teadnud, mis toimub. Need vennad. Jah, need KT-d. Tere! Tere! Tervist! Palju siin täna? 2 korda käisime täita tükka, täna on nagu nii palju inimene. Järgmine kord on veel rohkem. Näin Siima ka kuskil on. Jaa, ahah. Jaa, no jaa, okei. Jaa. Ahah, okei. Jaa. Kes te olete? Tere! Kohtäiturid Helimi Lippus abis Sergei Voltšov mina. Näidake oma dokument. Ma näitan teile kohtumäärust ka, miks me siin täna oleme. Te olete selle kohtumääru sees hästi kätte saanud. Et soovime teie kinnisasju üle vaadata täitemenetluste raames. Aivar Mantsik ka kuskil on? Ei, siin ei ole. Okei, tore. Dokumenti filmima ei pea. Aga lähme vaatame, mis kinnises üle, et ei, ikka ei lähe vast niisama näitanud seda. Et vaatame kinnises üle, teeme pildid sellest. Ei, paraku mitte, siit sees elab üürnik ja me ei lähe mitte kuskile. Üürnik on täpselt samamoodi kohustatud taluma seda sama täitetoimingut, mida siin läbi viiakse. Ei ole keegi mingi ütleja. Kuidas on kohustatud seda ütleb seadus? Ei ole allkirja. Vaadake, me elame digimaailmas. Ei, mina ei ela. Mul ei ole kohustust omada arvutit ega ka tarkvara, nii et palun, see ei kehti, sest siin ei puudu. Ma võin ise selle valmis. Kuulge, ärme hakake sellel teemal vaidlema. Ei, me hakkame. Ma palun, et te tooksite mulle allkirjastatud dokumendi. See on kohtumäärus, digiallkirjaga, see on võetud e-toimikust, enam ei ole mitte mingisugust kohustust kuskilt võtta mingisuguseid siniseid templeid selle kohta. Näidake mulle aga mina ei ole biomassi näidake seda punkti, et ei pea seda tegema. Vaadake, mul on kohtumäärus olemas, mis lubab meil siin kohtunik ei saa tagasi ja sellised määrused välja anda. Kohtumäärust ei täideta, siis... Näidake mulle see koht, kus kohas see kirjas on, et mul peab olema arvuti ja nii edasi, et ma pean seda aktsepteerima. Riik on andnud arvuti ja tarkvara. Kuidas see, kes te olete? Ma küsin niimoodi, kes te olete? Tavaline inimene, elus inimene. Vaadake, te ei pea üldse midagi rääkima, teie küsimustele vastama ei pea. Puudutab seda kohtumäärust täitsa olemas, politseile on täpselt sama kohtumäärust saadetud, et sellel ei ole nagu selles suhtes mõtet, et me viime selle täitetoimingu täna läbi teie nõusolekul või ilma selleta. Et mina kutsun teid üles koostööle, et tagage see juurdepääs nii, nagu kohtumääruses kirjas on. Miks te ähvardate? Absoluutselt mitte.
Kas see kohtuotsus on tehtud tagaselja? Muidugi. See on tagaselja tehtud otsus. Muidugi on. Kui see on, te võite ise selle teha, ma palun, et te tooksite mulle allkirjastatud dokumendid. Vaadake, kui te süüdistate mind praegu võltsimises, siis selle kohta on hoopis millestki. Me soovime korralikku dokumenti, korrektset dokumenti. See ei ole korrektne dokument. See on väga korralik, see on harjumaa. Mitte piisav. Meie jaoks sobib, meie jaoks mitte sobib. Mitte piisav. No aga kes selles suhtes olete teie? Nansi ütles just kohe tagu, et... Kes teie olete? Mina antud hetkel olen elus inimene. Okei, selge. Kas te tahate juurde? Paber või ei ole? Palun vaadake ei, palun tooge kohtumääruse allkirjastatud. Ma ei hakka seda allkirjastatud kohtumäärus. Lihtsalt te teete tagatoas mingisuguse paberi, millest mina aru ei saa. Minu jaoks ei ole mingisugune tõend. Kuulge, ma kutsusin teid üles korduvalt, et tagage juurdepääsu vabatahtlikult, enne kui me kohtusse olime uuesti pöördunud. 2 korda ma siin käisin, 2 korda teid siin ei olnud ja... Filmisid teie tegevust, väga tore, ma üldse ei väida, vähemalt ei saada öelda, et neid pole käinud. Näete ennast natuke kõrgemalt. Mis siin jääda on siis? Oota, mis paber see üldse on? Kes siin on see? Näe, väidab, et on keegi eraisikust ettevõtja. Kes teie olete? Mina olen tema nimest kasusaaja, ma olen tema tuttav. Kes teie olete? Kas te olete Elin Kas ta on teie volitatud isik? Ei ole volitatud. Jaa, sõber. Sergei Võrkman, mina kohtutäituri Elin Philippus abi, jah. Aga tähendab, kellele on antud see kohtumäärus? Lugu äge. Kus on Elin Philippus? Kas tuleb ise siia? Miks Elin Philippus? Mis paber see üldse on? Kus on teie vaheline? Kus on allkiri? Kas see määrus on teie arust kehtiv? Jaa, absoluutselt. Kus allkiri on? Kohtunik. Me ei pea kuskile helistama. Kus allkiri on? Palun, digiallkiri. Politsei. Siia üritatakse tulla võltsitud dokumendi alusel sisse. Paragrahv 33 alusel on õigus siseneda kellegi eluruumidesse ainult kurjategija tabamiseks. Digitaalallkiri kehtib. Ei kehti, minule ei kehti. Meile ei kehti. Aga mis te nüüd pretensioon on? Pretensioon on see, et üritatakse, tähendab, kes inimene üldse on? No ta esitas teile ju tõendeid. Kes ta on? Tähendab, mis ta teie arust on? Palun seletage, kuidas te aru saite. Kellega tegemist on? Miks ei peate midagi seletada? Me oleme siin ainult see inimene on eraisikust ettevõtja. Kutsudagi mina olen ka FIE. Kui ei ole kakku, no Elin Philippus on vasta, tuleb ise kohale. Näidake omavahelist lepingut, et teil on volitus tegutseda siin. Ei, ma ei vaata midagi. Siin on allkirjastatud dokument. Palun, tooge allkirjastatud kohtunik, saab siia käega alla kirjutada. Teie väidate, et on digitaalselt, meie ei saa seda kontrollida. Te võib-olla tegite ise neid dokumenti. Selliseid dokumenti võib lasta igaüks välja. Kui teil on pretensioon selles osas, et ma seletame teile. kohtumäärus on võltsing või midagi sellist. Me seletame teile. Palun esitage see mujale, et ei suuda ise ka ära otsustada. Aga teie tõestage ära, et... Aga kust me teame, et see on õige kohtumäärus? Ma soovitan teil kohtusse pöörduda. No aga miks me peame seda tegema? Teil on kohustus siia allkirja. Teie tahate, meie ei taha teilt mitte midagi. Jätke meid rahule. Teie seate seda ju kahtluse alla. Jah, mitte mina. Meie esitame väite. Teie peate selle väite ümber lükkama. Teil on määrus olemas, see on digitaalselt. See määrus on, see ei maksa midagi, siin ei ole allkirja all. Mille alusel see kohtunik selle määruse on? Me diskuteerime vägagi selle eest. Tähendab, mille alusel üldse selle on? Teie alusel? Võlnikul on vastuväiteid selle täitetoimingu läbiviimise osas, siis ta saab esitada kohtutäituri tegevuse peale kaebuse, kohtutäitur vaatab selle läbi ja nii nagu seaduses on see kord ette nähtud. Millisest seadusest te räägite? Te ei olete eraisikust ettevõtjad. Te olete tuvalised ettevõtjad. Kui te oleksite pagar, siis te tahaksite siia tulla oma saia küpsetama. Täpselt nii, te olete FIE-d. Te olete suvalised. Elin Philippus on FIE, palun. Elin Philippus on riigi poolt määratud. Ei ole riigi poolt midagi määratud. Ärge ajage jama meile. Riigi poolt on määratud, siis tema saab tegeleda ainult tellega. Ta ei ole Riigikogu liige. Mina ei ole, ma ei ole kedagi valinud, ei vali mitte kunagi. Minu üle ei kehti see, mida te siin räägite. Aga vabandage, ma küsin, et kuidas te seda maja kasutate siis? Mis tähendab kasutate? Siin on hoopis üürnik sees. Ei, küsige seda ma küsin omanik, temad kui omanikud. Aga miks te nimetate mind võlgnikuks oma paberites? Mina ei ole kunagi kellelgi midagi laenanud. Miks te nimetate mind võlgnikuks? Ei, kasutage seda enda peal, oma vahel teed. Selles suhtes ma esitasin küsimus. Te olete omanik, see maja kuulub kinnistusraamatu andmetel teile. Kuidas te omanikuks saite?
kas see on see praegu see küsimus? Kas see on küsimus, jah? Selle küsimuse esitan mina teile. Teie ei pea üldse küsimusi esitada, teie tooge allkirja, siis räägime edasi. Räägime nüüd sellel teemal, et te olete selle maja omanikud. Et teil on õigus seda maja vallata kasutada. Kuidas te selle maja omanikuks saite? Mis tähtsus see omab? Ei, see omab tähtsus me küsime praegu allkirja, te hakkate küsimusi samamoodi tuleb allkirja küsimusi esitada, me ei pea vastamagi kellegi. Et tagate juurde. Minge tooge see allkirja ja siis räägime edasi. Minge tooge allkirja ära. Ei lähe sinna allkiri Eesti riigis kehtib. Teie riigis võib see kehtida, meie ei saa seda kontrollida. Allkirjaga paberi. See ei ole enam asjakohane see. See allkiri kohtumäärus kehtib, kui teie saab... Ei ole ju kehtib, kuidas te tõestate? Määrus kehtib ainult kohtuniku ruumis, ta ei või tegutseda Eesti Vabariigi territooriumil. Teil on üürniku poolt kiri. Kogu jutt, millest te aru ei saa? Politseinik saab tegutseda ainult oma politseihoones ja oma autos. Kohtunik saab tegutseda ainult kohtuhoones. Eesti Vabariigi territooriumil neil ei ole jurisdiktsiooni. Me ei ole valinud. Mis alusel omanik siin tegutseb? Mis tähtsus see on? Tema elab siin. No jälle, et mis tähtsus see on? Küsimuse võin esitada minna. Tema elab siin. Tema elab siin. Nii? Nii, noh. Teil ei ole mingit alust tulla see küsimuse esitada allkiri ja kõik räägib edasi. Ei ole, see on kohtu poolt koostatud kohtumäärus. Mille alusel ta koostas seda? Lugege, issand jumal, te olete haritud inimene. Kas üürnik või maja omanik käis kohtuniku juures? Kohtuniku tegi selle tagasele otsuse. Miks te karjute? Ma ei karju, te ilmselt ei saa aru muidu. Ma räägin sellepärast, et kõik kuuleks. Üürnik on täpselt samamoodi kohustatud alla. Ei ole, ärge seletage. Ei, absoluutselt, ma tean. Üürniku poolt on kiri, ta keelab kategooriliselt. Üürnikut me täpselt samamoodi teavitasime, üürnikul oli võimalus võtta ette samme. Kas ta sai kätte, et te teavitasite? Mul on seda suhteliselt kindel. Sellepärast, et siis kui ma esimest korda üürnikuga ühendas võtsin, kes siis on näiteks tütar, üürnik andis mulle teada, et tema selle probleemiga ei tegele, palume teda ennast palusid enam mitte üritada. Ta ei soovi teiega suhelda. Seega ei saa öelda, et kätte toimetatud. Ta ei pea teiega suhtlema. Ei pea, kes te olete? Aga mille alusel te siin majas elab? Tähendab, see ei puutu üldse teie. Kes teie olete? Ühesõnaga, kõik algab sellest, teil on olete suvalised inimesed. Suvalised inimesed, ettevõtted. Lubate te sisse meil sinna? Mille alusel teie siin üldse olete? Teil pole isegi dokumenti. Näidake oma isikutunnistust. Võtke isikukoodi on vaja. Näiteks kirjutasite isikukoodiga ülesse. Isikukoodid on ka vaja kätte saada. Me peame seal igal juhul nagu ära tegema, et... Ei. Tooge palun allkirja. Tooge allkirja, näidake, et kohtunik kirjutab siia alla. Meil on vaja, et kohtunik siia alla kirjutab oma käeliselt. Võtke kohtunik kaasa. Jah, täpselt nii. Mis ta sellist on? Me pakume teile ju lahendust. See ei ole lahendus. See on lahendus. Et selles suhtes ma ei saa üldse milles arvu probleem. Te olete ise siin, te võite juurdepääsu võite vabatahtlikult. Rahu. Enne kohtumäärust alati eelneb see, et me küsime, palume inimesel tagada juurdepääsu. Aga teil puudub selleks õigus, saate aru või? Kas inimene sai selle kätte? On teil allkiri, et ta sai kätte teie teated? Kui see inimene saadab meile iga teate peale vastuse, siis... Ei, see ei puutu asjasse. See on tema on saatnud teile omapoolse äriettepaneku, mis teie poolt on aktsepteeritud teie büroo pealt. Kas see on nüüd see koht, kus... Saite nende paganama isikukoodid. Ei saa nende varasid muidu arestida praegu. Aga kes te kaasime seda kindlasti? Kas sa filmisid üles? Aga teeme selle toimingus. Ei, me ei tee seda toimingut. Tooge, ma räägin teile lihtsalt eesti keeles. Võtke siia allkirjastada. Ei, tema on võõras inimene. Võttes tahate sisse tungida jõuga, teil pole dokumenti mingis. Mis määrus? See ei ole määrus. See ei ole mingi määrus, jah. Paneme nüüd tegevalt ennast üles. Palun, laske käia. Teie arvate, et see on dokument, meie arvame, et ei ole. Mis on lahendus? Me pakume teile Eesti Vabariik tegutseb Eesti Vabariigi kohturuumides, Riigikogu hoones, politseiautos ja seal. Eesti Vabariigi territooriumil teil ei ole jurisdiktsiooni. Aga lihtne sõna. Ei ole politseil ka? Ei ole. Politsei võib tegutseda ainult oma auto territooriumil ja oma politsei territooriumil. Eesti Vabariigi territooriumil tal ei ole õigust. Me ei ole ühtegi politseinikut valinud, me ei ole ühtegi kohtunikku valinud.
ja te ei saa ka tõestada, et me mõne Riigikogu liikme oleme valinud. Kogu jutt. Kuidas see siia puutub? Miks ta ei puutu? Kuidas ta puutub? Te saate otsustada ainult, palun minge ta ei ole Riigikogu liige. Et teeme selle toimingu ära. Ei, ära enne, kui te toote siia dokumendi. Toimingu tegemiseks ei ole alus. Kas te saate sellest aru? Ise te väidate, et te olete riigi nii-öelda töötaja. Aga riik teie jaoks ei kehti. Ei, see on meie peas. See on välja mõeldes. Meid ei huvita teie välja mõeldes. Samamoodi ei ole täituri tegevus. Palun, kui te soovite pildistada, me ei saa seda keelata. Palun, laske käia. Aga see on kõik. Me tahame vara pildistada. Teil on, see on üürniku vara, teil ei ole mitte midagi. Üürnik ei ole teiega mingisuguses suhtes. Ei ole luba andnud. Hallo, Tiri Maie kuuleb. Minge nüüd, kas see oli üks määrus ainult või on teil veel neid? Mul toimingus on täitsa üks ja mul oleme täpselt. Milline neist siis on see õige? Milline on number 1, milline number 2, milline palju te neid dokumente olete väljastanud? E-toimikust võetud. Meie ei tea teie E-toimikust. Me ei tea midagi nendest asjadest. Me kopipaste tänapäeval teha, see on nii lihtne. Me oleme elavad inimesed, me ei tea mingist E-asjadest. Ja isegi on igal kodanikul õigus loobuda E-toimikutest. Teie peate tõestama. Teie peate tõestama. Kui seda ei ole võimalik koha peal tuvastada, siis te ei saa selle dokumendi täpselt midagi teha. Paberiga siia, ma ei saa sest aru. Millise paberi? Võtke allkiri, tooge meile, me ütleme, räägime teile lihtsalt sellest. Üks asi, võtke allkiri alla. Ei, see ei viibi mitte kuskile. Järgmine kord kohtume siin täpselt sama komisjoniga, hakkate jälle rääkima, kuidas Eesti Vabariik teie jaoks ei kehti. Kuidas seadused teie jaoks ei kehti. Sõjaseisund korras. Ma ei teagi, mis organisatsioon, aga see selleks. Aga mis organisatsioon te olete välja pressinud? Teie konkreetselt olete välja pressinud. Jah, te olete välja pressinud. Ma olen siiamaani teinud tööle suhteliselt rahulikult. Te olete maffia osalised. Ma garanteerin teile, et see aasta toimuvad muutused. Need muutused on nii suured, et te ei taha kunagi mõelda, et te seda tegite, mida te teete. Ma garanteerin teile need muutused. Meil on juba süsteem teada aasta jooksul. Meil on võimalik praegu tagasi astuda veel. Ei usu. Vaadake, te ise ütlete praegu, et muutused toimuvad selle aasta jooksul. Hetkel ei ole nad veel. Ei, nad toimuvad ka hetkel. See ongi muutused. Saage aru, ärge võidelge selle vastu. Väga lihtne on võtta see allkiri. Me soovitame võtta allkiri. Siis räägime edasi. Ma ei hakka mingi allkirja järgi minema. Ei, no mis tähendab, siis ei ole rääkida midagi. Kes te töötate, ma ei lähe. Minge tooge allkiri, räägime edasi. Amet, olete noored, ilusad poisid. Ma loodan, et te lapsi ütlete, siis te olete välja pressinud. Te esindate välja pressinud. Teie minu meelest ei ole Eesti sellise õigussüsteemiga rahul, siis minu meelest... Õigussüsteemiga? Millest te räägite? Teie? Olete aru minge ära, teil ei ole mingit dokumenti, teil ei ole mingit alust ei tulla, minge ära. Äkki... Politsei, äkki te ka nagu tegutsete? Te ei saa sekkuda. Need on eraisikust ettevõtjad, nad on FIE. Ärge tulge siia. Ruumi. Ma seletan teile. Ma ei õpeta. Mul on õigus rääkida. Minge ära. Ma ei ole teid valinud, te ei saa öelda, mulle pole vaid. Te võite ise. Mina võin tunnistada. Politsei? Ma võin tunnistada, ise ei tea midagi või te ei tea midagi? Saate siin veel praegu tagasi. Saate räägime karistusest, kui te praegu ei saa ju, ei pääse ligigi. Teeme nii, viime selle toimingu läbi. Nüüd allkiri, siis räägime edasi. Kuulge. Mis allkirja te nüüd tahate? Kohtuliku allkirja. Te tulete, üritate kohtumäärusega tulla. Meie kehtinud, teil ei ole ühtegi dokumenti. Te olete inimesed, kes üritavad päisipäevalt sisse tulla. Teil on dokument. See ei ole dokument, kus see on allkirjast võtta. Millest aru ei saa? Lihtne, loogiline. Digi, allkirjaga. Meie ei saa seda kontrollida, me ei aktsepteeri digiallkirja. Kõik. Siin ei ole isegi Pärnu kohtutäitur. Sellise paberiga võite siis täna minna. Teil ei ole mingit asja. Näidake seadus, kus digiallkirja pole. Näidake. Ja et see seadus meie peale ka kehtib. Me ei ole arvutada. Meil on omavahel leping, et te võite üldse rääkida minuga. Äkki me ikkagi, No äkki proovime need kodanikud ja... Me soovime saada, et kohtunik annaks siia allkirja. Et ta tõestaks, et see oleks tõesti ei, kuulake nüüd... Ei, me ei kuula. Nad on tavalised inimesed, nad ei ole ametnikud. Nad on tavalised eraettevõtjad.
meil ei ole nende jutust üldse midagi. Neil on oma erahuvid. Neil on isiklikud huvid. Isiklik materiaalne huvi. Saada kasu. Kurjategijad ja väljapressijad. Praegusel juhul tegemist on Paluge neil lahkudes. Me palun politsei abi, et inimesed, kes on ilma allkirjata dokumendita siin, viige nad siit minema, kui nad siia tungivad. Nad keelduvad praegu allkirja võtmast, tähendab, nad keelduvad koostööst. Kuulge, kes koostööst? Digiallkiri Eestis. Ei ole. Palun ärge rääkige meil igast mulle. Ise te nõuate korrektselt igapidi. Meil on vaja konkreetset alus. Kas tohib ka küsin ühe küsimuse? Viidake palun sellele seadusele, kus on kirjas, et digiallkiri Eestis kehtib ka igale kodanikule. Aga viidake sellisele seadusele, mis ütleb, et Eestis digiallkiri ei kehti. Sellele, mida ei ole olemas. Kui teile kehtib, olete kasutada. Ei ole olemas, ma ei saa viidata tõestage, et see on olemas. Kasutamegi, et vaatame selle vara üle, et pange uuest kohast käima, kus nagu või mingi sinna lõppu ja hakake juba lahkuma. Et me teeme selle toimingu, me viime täna läbi. Toimingu ära. Hakkab kastuma parem. Lihtsalt. Nendel ei ole mingit õigust siin olla. Me palume politsei abi praegu. Eriti sellise dokumendi alusel, mis ei ole kehtiv, kus ei ole allkirja all. Mis teie arvate, kas see paber on praegu kehtiv? Tulla igale poole sisse lihtsalt. Lugege seadused, teie ka, mis seaduste alusel need asjad käivad. Te ütlete, et Eesti seadused ei kehti teile, nüüd te ütlete, et lugege meil ei kehtigi loomulikult. No teile kehtivad ju. Teie jaoks on seda vaja näidake, et see vastavalt seadusele, tooge korrektsed dokumendid. Teie peate vastavalt seadusele käima. Öelge mulle, et see dokument ei ole korrektne. Meie väida. Lükake meie väide ümber. Väite peab küll. Meie esitame väite. Kui te ei suuda seda ümber lükata, siis järelikult see väide on tõene. Vaadake, see ei ole vaidlemise koht. Ei olegi mõtet väidele. Aga kastumused. Vaatame selle vara üle ja... See on sisemurdmine. Tulge, tooge korrektne alus. Teil on olemas nii palju tunnistajaid, kui soovite. Selles suhtes, kui see on rööv, teil on õigus pöörduda politseisse. Teil ei ole õigus sisse astuda. Politsei on siin praegu, me palume nende kaitset. Meil on kohtumäärus selle kohta, et see on läbi viia. Pole ju mõtet ühte sama asja korrutada, see ei vii mitte kuskile. Sa saad aru, et see ei aita. Paberit ei ole, siis ei ole mõtet olla siin. Palun, kohtumäärus on siin. Lihtsalt mingi paber, mille igaüks võib siin arvutis valmis trükkida. See on teie väide jälle, lükkake ümber. Me ütlesimegi, selline paber, kus ei ole allkirja, sellel ei ole mingit väärtust. Et see ei ole nagu selles suhtes vaidlemise koht. Ei olegi, jah, ei olegi, see paber ei kehti. Kohtumäärus on teile täitmiseks. Ei ole, see on teile täitmiseks. See on esiteks tehtud niimoodi. Me ei ole selle süsteemi osa. Hea küll, ma ei taha selle teema rohkem vaielda. Aga siis ei ole ja tulge allkirjaga tagasi. See allkiri, te ise ütlesite, see kohtumääruse kehti teile. Nüüd te ütlete, et te nõuate allkirja. Ei no siis me näeme, et üldse keegi on veel selles pundis, et ei ole ise seda teinud. Siis te näete alles, siis te hakkate jälle midagi otsustama. No see ei ole teie asi arutada, te tooge nüüd allkirja. Igal asjal on oma... Ja te arvate, et kui te olete enda nimeks võtnud kohtutäitur, et te võite teha endale kõik, mida teil pähe tuleb. Ei, see päris ei ole niimoodi. Täpselt suvalid. Ta väidab. See, kes selle on vastu võtnud, kes on süsteemi osa. Meie ei ole. Näidake paragrahvi. Seadus, digitaalallkirja seadus, paragrahv 3. See ei puutu mõista. Mina ei saa seda. Digitaalallkirjal on samad õiguslikud tagajärjed nagu omalkäelisele allkirjal. Seda väidab. Seda peab ka kuidagi tõestama. Digitaalallkirja seadus. Meie ei ole digitaalallkirja. See seadus ei kehti meie peale. Eelmine küsimus oli kus see kehtib. Nüüd hakkate hoopis teise teema vaidlema. Meie ei ole digitaalallkirjad. Järelikult digitaalallkirja seadus ei kehti meie peale. Millest te aru ei saa? No aga te ütlesite, et toote selle allkirja, et siis see ei muutu midagi. Siis on hoopis teised väited juba. No, eks siis näeb, mis edasi. Siis on teised väited. Vormistage oma paberit. Kõigepealt hakkake paberi õigesti vormistama, siis räägime edasi. Teil on paberid valesti vormistatud. Ühesõnaga, tehke nii, et kohtunik kirjutaks selle paberile alla, lisaks juurde kutse, kus on kirjalikult edastatud ja kätte saadud ja kas on järgitud tema ametivande paragrahv 24 põhiseadus tagasile teha. Kohtu ikka viib läbi loomulikult.
Ei, mind ei huvita kohtutäitur, ma rääkisin teile praegu teisest asjast. Te ei taha üldse kuuldagi neid. Mingid õigused on rikutud, on alati ju võimalus... Jaa. Te teate seda ise ju suurepärast. Praegu on juba kuritegelik ühendus loodud. Täpselt kuritegelik ühendus. Osalete kuriteost praegu. Vaadake, meie kaitseme Eesti Vabariigi põhiseadus paragrahv 54. Eks ole, sest te üritate praegu põhiseaduslikku korda muuta. Saate siseneda ainult paragrahv 33 alusel. Kui on kellegi inimese, seal on konkreetselt inimese... Elu või tervis. Jah, elu või tervis, eks ole. Siis te saate siseneda. Siin ei ole kellegi. Või kriminaalasi. On teil kriminaalasi? Ei ole. Ei ole. Miks te soovite siia tulla? Ma ei saa aru, mida te soovitasid saada? Miks te tahtlikult? Miks te peate vara, Eesti inimeste vara üle teie vara seal sees või? Ma garanteerin, et sellest aastast me hakkame ja seda enam see üürniku vara. Mis on teil üürniku varaga pistnud? Te võite kodus oma vara pildistada. Seda toimingut peavad taluma ka kolmandad isikud, sealhulgas üürnik. Ei tea, see ole kooliste. Millist otsapidi puudub üürnik sellesse automaatselt ei kehti. Kui ma ütlen, et kehtib, jaa. Me ei anna mingit nõusolekut, mitte ühtegi nõusolekut, mitte mingi tegevust. Mitte kellegi. Mis jutt see on? Kas omaniku soov ei tähenda teile mitte midagi või? Ma saan aru, et teie programmeeritud ja õpetatud. Teie vanaisa vastu need asjad. Täpselt sama asi. Et kui meie pöörame teie sugulaste või vanaisa vastu need asjad, mis need siia puutub? Ei, ma mõtlen, et mis see siia puutub, see üürnik. See on tema vara siin. Me kaitseme tema vara. Meil ei ole õigust. Nii et hakka kastuma. Ja kui mõistus peas, siis otsi endal teine töökoht. Jah, töö võiks küll teine olla. See on jooksupoisi amet. Ei, need on tõesti aru saama. Ja sa mõtled, mis võis selle teha? Kas sind hulluks ajas või Las ta olla, see ei puuduta selles, aga neil ei ole õigust. Kas asi võib pärast pöörduda nii, et tullakse teile? Nad on ka täpselt samasugused. Me arvestame, võtame selle riski. Me võtame selle riski, et teeme tänase toimingut. Tehke oma paberid ja saad korda. Kõigepealt. Saage nõusolek siia vara üle vaatama tulla. See on tegelikult tore, et politseiga kohale õnneks kutsusite, et siis on meil vähemalt kaitse olemas. Me oleme väga tänulikud. Politsei nüüd kutsusid ise, eks ole? Seaduslikke õigusi peab ka politsei kaitsma. Aga täpselt ka neid sama seadusi, mis kehtivad kõikide suhtes. Meie ei ole vastu võtnud neid seadusi, need kehtivad nende peale. Ma veel kord ütlen teile, te saate väga hästi aru, millest ma räägin teile. Ei, ma ei saa ausalt. Kohtunik saab tegutseda ainult enda hoones, saate sellest aru? Ei saa. Ta ei või tänaval tegutseda. Kohtumäärus kehtib. Ei kehti. Kohtunik saab tegutseda ainult oma kohtuhoones. Selles suhtes väga harid. Oleme küll. Väga hea. Siis sa peaks aru saama, et sul ei ole midagi teha täna. Et pättidel on oma koht piigevangi need vennad. Täpselt. Tegemist on eraisikust ettevõtjatega, kes teesklevad ametiisikud. Nad teeskleb ametiisikud. Ta ei ole ametiisik. Kas võiks ikkagi siia abile loota? Ta teeskleb. Te ei saa loota nende abi. Takistatakse politsei. Ei, me ei takista. On kohtutäituril õigus. Ei ole õigus. Tehke oma asjad korda, härrad. Uurige natuke asjad. Minge sinna kohtuniku juurde ja arutage seda kohtunikuga. Kas ta rikkus oma ametsivannet? Kohtunikul ka mõned küsimused. Kas kohtunik vestles selle maja omanikega? Või üürnikuga? Ei, miks meie peame helistama? Kui tema tahab pöörduda... No temal on vastuväiteid, mitte kohtunikul. Ma veel kord ütlen teile, see viib sinna küll. Kohtunik peab tõendama oma seaduslikkust oma tegevust. Seadused ainult valikulised. Tähendab, saage nüüd aru, nii palju kui mina aru saan, sina kohtuniku juures ei ole käinud. Kohtunik on teinud otsusi ilma sinuga vestlemata. Toime on pandud diskrimineerimine. See kohtunik on ennast taandanud. Temal ei olegi mingit õigust kuskil enam alla kirjutada. See kohtunik hakkab koju minema nüüd. Aga miks te talle neid väitud? Ei, ma praegu väidame talle ka, olge rahulik, lõikeme talle ka. Ei, me ei anna, me ei saa talle mingit määruskajust, teda ei ole enam. Ta peab koju ära minema see kohtunik. Me informeerime lihtsalt praegu. Ta on pannud toime diskrimineerimise, ta ei ole vestelnud nende inimest. Sinna ikkagi. Seal ei ole midagi jõuda. Kes see kohtunik
mille alusel olete maja omanikuks saanud? Ei, me ei vasta teile ühelegi küsimusele. Kes te olete selline, et siin vastu ma ei tea, näidake meil omavahelist Kas te süüdistate või kahtlustate või mis alusel te küsite neid küsimusi üldse? Miks mina... Te seate kogu süsteemi nagu kahtluse all. Kahtluse alla ei saa midagi seada, mida pole olemas. Täiesti absurdne olema. Ei ole absurdne olema. See on reaalsus. Teie tänane reaalsus. Te olete süsteemi osa ja ajupestud ja olete viige ennast kurssi teatud seadustega. Ma tahan teile veel ühte asja. Üks moment. Ma räägin teile ühte asja. Aga näidake mulle punkti, et seadused teie suhtes ei kehti. Vaadake, see kohtunik peab nõusoleku isegi siis saama, kui ta oleks ametisse määratud Vene Föderatsiooni poolt. Siin on enamus inimeste sünnitunnistus on väljastatud Nõukogude Liidus, kelle õigusjärglane on Vene Föderatsioon. Mis me peame sealt abi paluma? Kas me peame hakkama pikalt tänavat abi paluma või? Mis moodi teha siis? Kus see kohtunikul tekkis õigus meie üle otsustada? Kus ta sai selle õiguse? Et kui on vastuväited? Ei, meil ei ole mingit vastuväited. See on väide, mida teie peate ümber lükkama. Lihtsalt hetkel palume teil lahkuda. Me viime selle toimingu taha. Keegi ei ole Meil ei ole õigus seda teha. Kindlasti ei vii. Siis te teete seda ebaseaduslikku. Kui see süsteem kehtib sellele eeldusel, mina pean olema nõus sellega, ja, kõik on õige. See on õige. Me teame seda, et te jälgite, et me vastastikku üksteisele viga teete. See on kõik korrekt. Me hoiatame selle ette, et ärge siin kättpidi kokku minge. Aga see kehtib nende pättide kohta ka. Kõikide kohta. Jaa, see on absoluutselt õige lahendus. Aga jõuga sisse ei lähe keegi. Ürita. Teeme selle toimingu. Ei tee. No vaatame, kuidas see juhtub. Teeme. No näidake, mismoodi te teete. Te ei taha kedagi muutuda ilmselt. Näpu otsaga nüüd Mind ka ei puutu. Proovi puudu. Saab tagasi. Kuidas? Saab tagasi tuhe. Mul on hea meel, et te Härrad ka midagi hakkama enda ei, teie tahate õigust ei ole. Jõuga siia siseneda. Meie kasuta jõuga. Ma täidan hetkel enda kohust. Mis kohus on teie kohus? Teie poolt vabalt võetud kohustus. Vabalt? Vaba tahe. Aga see kehtib meie peale. Ärge imege ennast sisse. Ega tooge ohvriks ennast mingitele mõttetutele arestime selle välise vaatuse põhjal ära. Me arestime selle ära välise vaatuse. Väga hea, tehke niimoodi. Väga hea. See sobib. Vastame käia. Ega see teid vastutusest ei vabasta. Ma lihtsalt ei... Teil ei ole mõtet. Te olete nagunii minuga lepingus lahkumisel maksma peate, me olete nagunii. Ma tean, et te ette neid kõike. Juba asju aetakse mujal. Aga see aasta me muudame kõik veel. Üks hetk vaid kõike muuta. Aastast 2012 kõik ametimehed vastutavad isiklikult oma varada. Mida te muutma hakkate? Me muudame selle muudetud juba. Muudame nähtavalt. Mitte oma peas. Mitte oma peas. Mul on üks küsimus. Kas teie oskate öelda politsei vannet peast praegu? Mille alusel te siin jälle toimetate? Noh, kui te nagu töötate oma töös igapäevast, kas te mäletate oma vannet peast? Oskate öelda? Kuidas te töötate igapäevast? Teame ikkagi seda, et me ikkagi seaduse kaitse, seaduse nimel tegutseme. Seaduse nimel? Põhiseaduse nimel. Kes inimest kaitseb? Meil ei ole praegu teile mingit pretensioonist, et te õieti käitumine. Absoluutselt õieti käitumine. Te ei tohi sekkuda siia, sest see on kahe eraisikute vaheline asi. Mina olen ka FIE. Pank on samamoodi, pank on eraõiguslikult põhinev ettevõte. Kohtutäitur on FIE ehk eraisikust ettevõte, te ei tohi poolt valida. See on võrdsuse printsiip. Te ei tohi seda teha. Kui tema ei taha siia sisse lasta, siis see inimene, suvaline eraisikust ettevõtjat, aga siia ei tule. Ma ei tule muidugi. Aga no seda te ikkagi ju teate, et isiku suvast ei saa alati lähtuda. Ikkagi on ju kehtivad seadused ikkagi isikut Ma seletan teile veel kord. Kohtunik saab otsustada ainult oma hoone sees. Eesti territooriumil. Pange tähele, mitte Eesti Vabariik, vaid Eesti territooriumil. Tal ei ole mitte mingid õigusi. Kohtunikul ei ole mitte mingid õigusi.
Kohtuniku määrus kehtib ikkagi Eesti Vabariigis. Eesti territooriumil. Sellepärast teie kutsute ka inimesi enda autosse. See on teie territoorium, kus te võite tegutseda. Tänava peal teil ei ole jurisdiktsiooni teisi inimesi üle. Ma ei ole teid valinud sellesse ametisse. Kohtuniku ka ei ole. Ja, me ei ole Me ei ole teiega nõus. Te võite jääda oma eriarvamusele, loomulikult. Kohtunik ei võiks isegi siis otsustada inimesed, kui ta oleks Vene Föderatsiooni poolt ametisse määratud. Meie sünnitunnistused on antud välja. Nõukogude Liidus, kelle õigusjärg on praegune Vene Föderatsioon? ENST. Isegi siis peab kohtunik saama inimese nõus olema. Aga see niinimetatud Eesti Vabariik väljastas meile ja teile isikut tõendava dokumendi. Nagu teil külas on praegu. Sellel ei ole mingeid õigusi. Sellel ei ole õigusi. Te olete õigused, jah? Sellel ei ole mingeid õigusi. On ainult nii, nagu sünnitunnistajal peab vaadake järgi, kuidas teie nimi on kirjutatud. See on teie ärinimi. Minu ka. Jah, äriühing, jah. Millega saate tehinguid teha. Millega riik teid allutab? Absoluutselt, täpselt, võt. Jah, tasuks uurida, mis mujal maailmas toimub tegelikult. Meil on lihtsalt nii suletud, et see info ei liigu. Ma garanteerin teile, ma luban teile, et lähiaja jooksul, seda võib-olla ei juhtu kuu jooksul, aga pangahooned lammutatakse. Või sinna tuleb mingi leivatehas? Teeme leivatehas, jah. Kõik on ju inimesed tegelikult saavad aru. Aga te olete ju sellega nõus, et see pankade asi on üle mõistuse, mis inimestega tegelikult tehakse Eestis. Kui suured nad ei maksa makse ka. See on äriühing. Ja kõik raha läheb välja. Kõik viivad ära. See on puhtalt kuni tegelikult pangandustööd. Ja isegi kui sa maksad talle võla ära, ta ikka tõstab su välja. Sest see on maffia, see on organiseeritud kuritegevus. See on organiseeritud kuritegevus. Kõige otsustada. Esimene on pank, kes laseb uskuda, et ta teile midagi andis, eks ole. Teisena ta palkab kohtutäiturid, kes teeskleb ametiisikud, kes on eraisikust ettevõtja. Kolmas on kohtunik, kes on eraõigusliku äriühingu teenistus ehk Eesti Vabariik. See on eraõiguslik äriühingu. Nüüd on tekkinud juba kolmeliikmeline grupp. Seda nimetas organiseeritud kuritegevuseks. Kes tegutseb ühise asja eest, saada raha. Ärge minge vanka, ei pea minema. Ei. Kas te saate? See on lihtsalt hetkel on see, et meil ei ole mingit alust ja õigust siia sisseda, et panka võib minna. Panka võib minna muidugi. Süsteem on hästi välja mõeldud. Oma raha jääb, täpselt. Enda allkirjast raha luuakse niimoodi, et inimese allkirjast. Situatsioon on Eestis selline, et ma läksin ükskord Elisa kontorisse kõneaega osta. Ärge tüüdake meid, et järgmine kui makske panga kaudu, interneti kaudu. Issand, ei ela. Siit tuleb välja pangakaart, annab inimestele elu. Seda ei pea üldse olema. Kuule, maksab. Kus need kogunesid praegu seal Šveitsis? Davosises praegu kõik rikkad kogunesid, üle 1000 eralennuki on kohal, eks ole. Ja ma saadan teile kõigile intervjuu, kus inimene ütleb, et need rikkad eravestluses kõik on hirmul, meeletus hirmus. Ostavad sinna, mis on see New Zealand, kuidas see Eesti keeles on? Uus-Meremaale krunti, et hästi kaugele minna. Konkreetselt kõik. Saavad aru, mis protsessid või inimesed ärkavad, hakkavad aru. Isegi Šveits on praegu hirmul, kus on maailma raha. Absoluutselt. Ei, kustutus kõik laenud. Laenud kustutati ära. Lepingud on vale, pettuslepingud. Pettusel põhinevad lepingud. Pettus tühistab ka kohtuotsus. See on kohtunik ei ole. Kohtunik peab rääkima ka selle, ta peab küsima, millest probleem on. Kohtunik ei tee seda. Järelikult ta taandas ennast. See kohtunik on taandas. Kes inimene on? Ma vaatan kohe tema nime. Kaire Pullerits. Head päeva. Selle inimese ohtu, nii kui ta on sellise dokumendi väljastanud. Head päeva. Kui ta sinna nüüd alla kirjutatakse digitaalselt, on tema poolt väidetud juba, nii kui ta veel alla kirjutatakse, siis ta on kohe läinud. Siis me saaks talle ka teised asjad ka kaela. Sellepärast ei kirjutagi. Jah, täpselt. Muidu võiks ei kirjutada, kui raske see allkirja on.
Ta poeb oma dokumendi taha seal, sest et selle allkirjastab suurte tähtedega inimene. Ma tahan teile seda öelda, et parem niimoodi korrektselt asju olla, eks ole, et keegi jõudu ei kasuta midagi. Sest väga paljud inimesed tahavad minna kõnesaatkonda abi paluma. Ja seda ei ole vaja meil. Milleks? Lõpuks see juhtub, kui niimoodi edasi. Ja mõistate? Sünnitunnistuse järgi me oleme. Absoluutselt. Vene Föderatsioon peab kaitsma Eesti Vabariigi kodanik. Aga siis on ju väga jama. Piisab sellest, kui 100 inimest sinna läheb ja siis on jama maja. Siis on jama. Ei tasub mõelda selle üle. Kui Eesti politsei ei kaitse, siis tuleb ennast... Järelikult tuleb küsida sealt, kes sünnitunnistuse väljast. No samas võib Ameerikas ei seal, kes need sõdurid seal on, kaitsevad meie õigusi. Ja, nad ongi selleks. Ma mõtlen neid. Et isegi kui politsei hakkab oma piiri ületama, siis me võime neid abi palun. Tulge peatada. Ja nad peavadki alluma selle. Kui igaüks teaks, mis ta õigused on ja siis läheks asjad muutuks muidu. Paluda neid arestida praegu. Nad ei saa enne, kui nad jõuga sisse tulevad. Politsei käitub praegu õieti. Absoluutselt õieti. Ta jälgib, meie vastastikku ei too keegi kellegi viga. Nagu kohtunik ikka. Aga kui tema kasutab jõudu, siis nad tuleb ära viia. Tal ei ole alus siia tulla. Sama hästi nad võiks sinna kõrvalmajja minna. Sama hästi. Mul on paber, ma tahan neid kriitisi välja ei ole see mingi alus. Ei no muidu tülikas, iga nädal seal käia, eks ole. Me teeme platsi puhtaks. Millega te puhastama tulete? Me anname neile lihtsalt korralduse lahti. Me anname korralduse lahti. Et peavad lauad lahti. Kellega? Kuidas? Kellega? Mis mõttes kellega? Piisab üks inimene tuleb ütle. Te võite telekast vaadata seda. Teleka kohalikult. Kindlasti vaatame. Vaadake. Oleks võinud täna ka kutsuda, aga oota, ma ei tea, mis see... Saate kutsuda? Vello ütles, oota, ta vist kutsunud, aga ma ei tea, TV3 meil tulnud. Ma ei tea, kus see on? Kutsuda inimest võlgnikus, kellel ei ole võlga ei pangas ega mitte kusagil. Minna tema vannaste sisse, no ma ei tea, see on ju absurd. Nii on ei tea. Ei no mõelge ise, no kui teil ei ole võlga. Teid nimetatakse kogu aeg võlgnikuks. Kutsuma teid võlgnikuks, no ei sobi. Pole kunagi laenanud. Teie saate kõike kinnitada? Kohtus ka? Kui asi jõuab sinna maani. On kelle juurde mingi. Jah, kes ei ole läbi oma tegevuse. 23 aastaga on enamus kohtunikud ennast tegelikult taandanud juba. See on jah, praegu kutsub ka. Kas te tegutsete oma ametivande alasena või admiraliteediseaduse alasena, ta ei saa kummalegi vastata või lihtsalt tuleb lahkuda? Aga nad teavad seda. Meie teeme näiteks konkreetselt juhtumit, kus olid täpselt 2 politseinikut käitusid õieti, siis kutsuti mingisugused kõrgemad politseinikut, need võtsid kohtutäituri 2 vahele ja jõuga pressisid sisse on ju. Mõistab, nad olid 3 koos, 2 politseinikut kohtutäitur siin vahel ja need tõukasid ühe alaealise lapse pikali. Ja nüüd on nagu selline asi, et need politseinikud, need olid kõik mõlemad vene nimedega, minu teada on neile antud rahvusvaheline vahistamismäärus, et nii kui nad üle piiri lähevad, kas või Venemaale külla sugulast, nad võetakse piiri peal minna. See ei loe, et nad politseinikud on. Kas te olete, vabandust, kus te olete, sealt ida sellest? Piirkonna politseinik on ikka Rae valla. Hea küll. Ja. Te olete sellest idast, et siis oleks võinud... Kui elate Rae vallas, kui on teil mingid probleeme munes, saate konstaabli juurde tulla. Olete Rae vallas, meil ei ole? Ei ole, aga ei meil muresid ei ole. Saame ise. Kes see nõudja, niinimetatud nõudja üldse, milline pank see üldse on? Swedbank on arestitud mitmete inimeste poolt. Mida ta üldse nõuab? Mida nõuab arestitud asutus? Uksed kinni vandada? Ei, vaadake, kui te arestite kellegi auto, siis see inimene kasutab seda autot ikka. Ta võib kasutada seda ikka, aga tal ei ole õigus sellega enam tehingute. Ei ole vaja uksi kinni panna. Muide, see mõte käis läbi küll, et tõmmata ketid peale ja teha siuke väike show, aga sellel ei ole mõte. Hoone ei ole ju. Hoone ei ole, täpselt, hoone ei puutu jõssast. Ja las nad teenivad, neil ju iga päev ju
miinus jooksnud. Tegelikult selle kohta tänapäeval on netis päris palju infot. Teadmatus tänapäeval on juba halb valik, et üks natukene uurida netist informatsiooni nende asjade kohta, et ega te olete ka teadmata või teadlikult omad õigust ära andnud, kui te suure nimega sedasi lasete endale need kurkad selga panna, sest et sellega te olete oma õigused ära andnud. No aru saadav. Saan ka aru, et ega te olete kogemata sattunud sellisesse olukorda, ega te ei ole teadlikult. No eks meie asi ongi see nagu informeerida ka, et mis toimunud üldse on. Lugege netiväljaannet Telegrammi näiteks. Seal on päris palju huvitavat kirjas. Võib-olla nii palju huvitavat. Ikka on selliseid tavameedia selliseid asju ei kajasta. Aga see ongi tavameediast võetakse kõik see info eemale. Eesti Wikileaks, jah. Ainult seda, mis ETV räägib ja nii edasi. No kanal 2 ja 3 ikka ka ei ole. Aga küsige. See on ju absurd tegelikult. Kõik need asjad selgeks, aga nii ei saa. Minu andmetel on ka see niinimetatud kohtutäitur, keda te esinate, temal on ka võlgnevused inimeste ees. Me arestime tema isiklikult vara ka. Öelge talle edasi seda. Kui ta ära ei maksa, tal tähtaega on kukkunud. Ja see tema lause ei ole õiguslikult, mis nad ütlevad, ei ole õiguslikult pädev. See on bullshit. Me näitame teile, kuidas kaubanduse õigus toimib. Öelge talle edasi. Ja kuidas see välja hakkas? Ärge võtku nalja. Me ei hoia. Me esitame konkreetseid nõudeid. Ei, see ei tulnud. Ja, väga tore, väga tore. Ja makske ära õige. Makstab, küll ta siis läheb. Kui ära ei maksa. Kes talle kindlustuskaitset pakub? Kes teile annab kindlustuskaitset? Kuidas sa saad? Kõik, mis te ütlete, kõik on arvestatud. Viinus pettusega läbi, laseb uskuda, et ta laenas raha, et ole, ja laseb uskuda, et ta on ametiisik. Ega see pettus tühistab lepingu, pettus tühistab ka kohtuotsust. See on automaatselt, nii ta põhineb, tühistab ära. See on pettusel põhineb paber, sellega ma ütlen, sellega ei ole mingit, see on täitsa sikkus. Siin on isegi nii palju, kui me pangast, kas ei olnud üks kontorektor, kes ütles küll, ainult see, millega ta nõus oli, jah, sellega ma olen nõus, et Ma lihtsalt tahangi öelda, et see asi nagu nii muutub. Tehke endale need OPP seadud või dokumendid kõigepealt sellised. Me oleme registreeritud aktsiaselts Eesti Vabariik, registreeritud aktsiaselts, seda saate kontrollida ka New Yorgis. See on kõik olemas. See on ülemaailmne maffia. Hea autos võib olla, aga see on nagu hirmutamisvahend on ja tegelikult ei pea. Ja, see läheb hirmu. Teil on kindlasti pakkusime teile välja, et võtsin Algeri all. Te ei anna mitte midagi, sellepärast, et teil on ju omad teooriad. Miks me vaatame ühe kirja? Eesti riik on ja autos. Täna võis ta neil lentis kohta. Ei ole olemas. Ei ole valesti aru saanud. Need on kõrged. Tuleb natukene meie peast üle rääkida. Sellepärast seda, et teie tulite konkreetselt me ei ole teie vastu. meil on praegu võimalik teile seda kohe öelda. Me ei ole teie vastu, saame sellest aru. Me püüame teid isegi tegelikult aidata. Te rahunege praegu maha. Väga rahulik. Mind annab veel välja viia. Kes on päriselt valita. Kogu aeg on nüüd. Te arvate, et meie üksteisel maate kohe Tavaliselt, mis juhtub selliste majadega, mis on pangad laenud on hapuks läinud, on see, et nad lähevad müüki. Ja miks me tahame seest näha, et tavaliselt on see, et majad lähevad müüki, kui inimene seest asja ei näe, siis ta pakub vähem raha nii-öelda, eks ole.
see on ka nende enda huvides, see on võlausande huvides, see on... Aga kas te mõtleda, et selle maja ei saa muuti panna? Oma õiguseda teate. Võin teile öelda. See on ka natuke... Ei, las olla. Vaata, see ongi see, et liige ennast kurssi. Et te võite lahkuda ka, et me teeme väljast pildid ära ja nad ise teavad. Kandka öösed, et kui nad ise soovivad, et väärtus lähtatakse sellest, et vaadatakse väljast üle. Aga mida te siis nagu seest pildistate mura? Ei, see on lihtsalt see, et nad tahavad sisse saada, et seda kinnisvara hinda tõsta. Jaa. Nüüd praegu väitis, aga tehke väljast need pildid. Te olete siin käinud ka enne. Olete käinud pildistada. Üürnikust tahate ka pildi teha, sest te annate tegelikult üürniku ka siis üle kellelegi. Aga see on inimkaubandus juba tegelikult. Üürniku ei ole siin hetkel ja see ongi see case, et teab minna sinna. Head südamed soovime teile tehke oma pildid üle ja lahti. Jah, me soovime teile head päeva, edu isiklikus elus ja töökoha otsimisel. Mis ta nüüd teeb? Aga see ongi väljast. Oota, territooriumil ei saa lasta. See ongi väljast. Ja. Hakku minna. Väljast või igalt pildistada? Loksmik või seda kohe. Jah, kohe võtan ära. Kelle oma on hall vorm? Mille on sõida eest ära? Oota, aga kus praegu... Selle ongi läinud? Ei ole. Ei, kas tood? Vaatuse põhjal müüki. Võite äkki ilusti peale saada. Ta ütles välise vaatuse põhjal panen müüki, ma ütlesin, et see ei lähe teil müüki, tahate näha. Las teevad mida tahavad, las teevad mida tahavad. Nüüd sa ei saa keelata. Kuulge, ma annan teile veel ühe nõu. See niimoodi pildistada ja müüa, aga teate, kus te veel suurema tasuni saadasite? Pariisis on Eiffeli torn. Pildistage seda ja proovige seda ka müüa. Siis, et teil õigust ei ole seda müüa, aga sellest saaks 3 kordas rohkem. Või Inglise kuningana lossi. Täpselt, veel parem. Täpselt. Kõva sõna mõtlemist. Välise vaatusega. Selle maja valid. See kõige hinnal midagi. Miks te just selle valisid? Võrdes seal lossidega ja asjadega. Praegu lossideks, praegu taha pildistada, et seal on väga uhke ju see maa. Nüüd sa pead õieti käitama selle kohvimist erime, kui seda jõukonda külgi vaata. Järgmine kord nad ei hoiata sind, vaid tulevad lihtsalt manukad siin ja lähevad. Aga politsei läks minema või? Politsei läheb ära, nad ei julge. Aga nad ka ei taha ju enda vastu. Ega need ju ka ei tea, mida nad tegelikult täpselt teavad. Siin on politseiga samas. Et ei olnud ju näed, politsei kohal ei ole midagi. Action. Suur mass oli koos. Vaata, kui meil see loeng oli seal. Ta ütles midagi, et ta kutsus TV3-st. Oi, ei saa. Et ei oska tulla võib-olla. Mis toimus täna Tallinnas? Huvitav, mida pilti tal vaja on? Ta teeb... See võib võtta pinda, kui rohkem pilt on. Ja rohkem pilte, seda rohkem tuleb hinda. Äkki ta filmib hoopis? No, et mida pikem see filmi kestus on, et... Kindlasti alles Näntsil läheb kindlasti vaja. Ma ei usu, et see avalik jagamine. Ma näen kindlasti raamatul. Ja muidugi, aga see ei ole selleks, et ma teile seda näitan.
käia, et ühesõnaga te keedute seda näitamist. Ma ei pea näitama, see on konfidentsiaalne info. Aga üürileping ikkagi on. Üürilepingu pooleks on siis sama esimene, kes on kinnistusraamatus, siis teie tütar. Super. Siis on hästi, siis on tehtud, siis on nähtud. Et millal siis järgmine kord oodata on teid? Et seal ei ole nagu põhjust selleks endast. See on hea vastus. Et hinna osas. Ma on teil mingid ettepanek. Oota, ära vasta, mis te küsis? Ei, mis hinna, me ei taha midagi müüa. Mis sa pakud? Ja. Täpselt. Palju pakud? Te võite ju proovida Eiffeli torni panna müüki. Saate rohkem raha. Ma olen elus inimene. Tähendab, siis on reaalne oht, et te saate raha. Sellest just. Kuidas? Ja. Meil on hea mõte teile pakkuda, jah? Ma ei võtsin teile. Ettepanekud ei ole. Ei ole ettepanek. Ei, see on sama hea umbes. Me ei saa aruga üldse, mida te üldse räägite siin, minge minema, teil ei ole pabereid siin, millega te üldse võite. Ei, seda enam üles küsi, või kisu, et las nüüd. See teema on ammendanud ju. Küsimustele ei pea vastama keegi. Jah, näed, äkka puhuks see pole küll. Kaitse käes. Et ei ole esimene ja viimane kohtutäitur. Nad ei ole kohtutäiturid. Jaa, ma saan aru. No, ma Nad nimetavad ennast niimoodi. Me oleme jumalad siin, me nimetame ennast jumalad. Jaa. Aivar Mansikut siin ei ole, kas on? Ära vasta jälle küsid. Ei pea vasta. Inimene tänavalt tuleb küsib kohe. Kus mees on, kus su koer on? Mis on sinu nimi? Kus elad sa? Kas vastab küsid? Seda ma veel ei tea. Peep Pank ei ole oma võlga ära maksnud. Ma ei tea, mis kuradi asjad üldse esineb siin või saadab üldse kedagi. No ma tean, et veel tuleb mõned, kes arestivad. Ei no mõtlengi, ta juba on neidki veel ära maksnud, mis tal juba on kohustused, juba üle läinud. Tema arestib. Ei no jõuab muidugi, aga lihtsalt ma ei tea, niisugune natuke alatu võitu tundub olema. No ju neil põhjus ju, siis ei ole raha ja on ikka asi nii tõsiseks muutunud. Eks nad sellepärast, et selleks, et nendele, kes on nüüd aresti vande ära maksta, nüüd nad üritavadki vara kokku korjata. Seal ei ole mingit pääsu, mitte mingit pääsu ei ole, nad peavad maksma. See on nii peenelt tehtud. Lihtsalt see meie süsteem, ma saan aru sellest, 23 aastat on äri aetud, nad ei tea, mis see on ärireeglid. Eks ärindirippus on ise ka võlgane. Seltskond kirjutab mingi paberi peale, et nüüd see on seadus ja nüüd see ongi niimoodi. Tulla kuskile eraasjadesse esinema, kui sa ise oled võlgnike tabeli tipus. Philippus on nii suured, tal on nii suured võlad juba. No loomulikult. Said sa kirja ära saadetud või? Ei, panen täna posti. No, ma proovida on veel kummud, ma võin eest. Parem on minge ära sealt tööd ruttu. Jah, saate aru, et päris kiiresti muidu. Te ka pool aastat tööd ja raha ei saa. Jääte võlgu veel. Te ei usu praegu. Ma soovitan sügavalt mõelda. Teil on võimalus aastat raha veel. Aga okei. Sinna tänna lehekene lendab dokumendiks saab. Sinu elu käiku peidab endas elu saatus ka. Käsi alla 10 templit peale kaante vahele. Nii võid jääda vaatamata eale kaante vahele.
näitlejad läksid minema. Kes läksid nad minema? Ei, las lähevad muidugi minema, vaatad nüüd tagasi veel tule, vaatad, kogu kamp on sees, eks. No aga üldid võis sees olla, ega